Ja minu järgmiseks vestluspartneriks on legendaarne Heinz Valk, tere õhtust! Tere! No öeldakse, et situatsioonid ei kordu kunagi päriselt, aga kas see emotsioon, mis siin täna on natuke võrreldav sellega, mis oli siin näiteks laulva revolutsioonipäevadel? No need olid hoopis teised tunded. Täna on midagi muud, aga rahva kaasa elamine ja see õhin, no see on ligikaudu võrreldav küll, jah. No plats on täis valdavalt noori inimesi, Heinz, valu ja vaev oli seda väärt ikka? Oi, loomulikult oli see valu seda väärt, kuhu me oleme jõudnud ja ma tuletan seda meelde, et ega see valu ei puuduta ainult ju Eesti rahvast ja see tulemus, vaid kui nüüd väga tõsiseks minna, siis võib ju ütelda, et koos teiste oma saatuse kaaslastega me vabastasime maailma ühest koletisest, kes oli miljoneid inimesi hukatusse saatnud ja sellega olime esimest korda, ma rõhutan seda, Eesti rahvas oli esimest korda kaastegev maailma ajaloo kujundamises. Me ei olnud pealtvaatajad, me ei olnud lükata, tõugata, nagu öeldakse, ajaloo objektid, vaid me olime subjektid, me olime tegijad. Nii et see on ühe väikse rahvale erakordne au. Muide, kas teil isiklikult nendel ärevatel päevadel olid kodus piltlikult kohvrid pakitud? Ei olnud. See hirm kadus juba ammu ära. Absoluutselt ja isegi ma mäletan, kui 19. augusti õhtul Ülo Nugis meid Ülemnõukogus hoiatas, et ärge koju magama minge kindluse mõttes, et sealt on teid kerge kätte saada, et minge sõprade sugulaste juurde, siis minul ei tekkinud üldsegi mingit kahtlust ega kõhklust, et midagi võib sellist juhtuda. Aga samas väita, et me siis juba teadsime, et midagi ei juhtu, on ilmselt ka väär. Ei, selle koha pealt ma olen täiesti aus poiss, kui ütlen, et me võisime või tähendab lootsime, et võib juhtuda veel kõike. Sest see, mis Moskvas lahti läks, see käis üldse ju nii imelikult ligaloga ja me lihtsalt ootasime seda hetke, mil seal hakkab midagi ka juba nagu arukalt toimima ja organiseeritult toimima. Kui oleks nii kaugele jõutud, siis võib-olla oleks tänane jutuajamine ära jäänud. Aga õnneks need riigipöörajad olid ikka paras oinakari ja mingit tahet ja jõudu, energiat, seda neil ei olnud, nii et taevas oli meie poolt. Vastasel juhul me seisaks praegu veel võib-olla suitsuvorsti ja tualettpaberi järjekorras. Ka see oleks võimalik olnud, sest kui oleks tagurlus Moskvas võitnud, siis oleks ju kogu areng paisatud aastakümnete taha. See poleks areng, see oleks juba olnud tagasiminek täielik. Heinz, ma olen teilt ammu tahtnud küsida, miks te ikkagi lõplikult ei jäänud poliitikasse? Teil oli häälte pagas ikkagi üsna tohutu. Te oleks olnud magus suudes ükskõik mis erakonnale. Teate, ma sain sel hetkel aru, kui see põhitöö oli tehtud, et ma läksin poliitikasse ainult selleks, et aidata kaasa Eesti vabanemisele. Ja kui see töö oli tehtud, siis valdas mind kohutav väsimus. Vaat see on umbes sama nagu spordivõistlusel, eks ole, sa pingutad, viimane, eks ole, finiši sirge, näib nagu sul oleks energiat meeletult ja paned selle läbi ja siis, kui on finiš, siis vajud kosti sinna muru peale pikali. No umbes mingi selline tunne oli minul ka, kui see asi kõik oli lõppenud ja see sisetunne mulle ütles, et nii, Heinz, aitab küll. Sa tegid seda, mida sa tahtsid teha ja mida oli vaja teha, aga nüüd anna koht teistele. Ja päris lõpetuseks 11. septembril 1988 ütlesite te siin samas lauluväljakul legendaarsed sõnad, ükskord me võidame niikuinii. Kui te vaatate tänast Eestit, kas te tahaksite vahel samamoodi hüüatada? Ei, vaadake, asi on selles, et võitma peab kogu aeg. Inimene peab kogu aeg võitma kas iseennast, oma saatust, talle teele ette tulevaid ootamatusi, probleeme ja sama kehtib kogu rahva kohta. Lõplikku võitu ei tule kunagi. Kogu aeg on
meie areng, edasiminek, kogu aeg millegi ületamine, millegistki jagu saamine, nii isiklikus plaanis kui ka kogu rahva ja ka kogu meie tsivilisatsiooni ulatuses. Nii et neid võite, mida tuleb võib-olla mõnikord ka väga raske pingutusega saavutada, neid tuleb meil kõigil veel küll ja küll. Aitäh, Heinz, nende ilusate mõtete eest ja ilusat pidupäeva jätku! Aitäh ja ilusat pidupäeva jätku kogu Eesti rahvale!